Hea korteriühistute liit, head foorumi külalised. Arvestades, et ligi 70% Eesti inimestest elab korterites, on teie Eesti Korteriühistute Liidu pühendumus ja järjepidevus äärmiselt oluline. Korterelamute käekäigust sõltub paljuski meie elukeskkonna, meie inimeste tulevik. Eesti Korteriühistute Liit on riigile olnud väga hea pikaajaline partner. Teie igapäevane töö tähendab nii probleemide teadvustamist, lahendamist kui ka oma liikmete huvide eest seismist. Tänan teid selle panuse eest Eesti elamumajanduse arengusse. Mõeldes tagasi möödunud aastale, siis pole see olnud just mugavalt diivanil pikutamine. Elamumajanduse valdkonnas, nagu ka mujal riigis, on palju toimunud. Kevadine COVID eriolukord, kogu tervishoiukriisi oht majanduse jätkusuutlikkusele pani otsima kiireid lahendusi. Ehitusvaldkonna tööhõive säilitamiseks oli väga oluline ehitusmahtude kiire turule toomine. Kevadel oli valitsuse liikmetele hea üllatus, et väga paljud korteriühistud olid teinud piisavalt ettevalmistusi rekonstrueerimistööde alustamiseks ja vastavate toetuste taotlemiseks. See omakorda võimaldas tuua turule erakordses mahus toetusi. Korterelamute rekonstrueerimistoetustele suunati lisaeelarvega 71 miljonit eurot ja väikeelamutele 2 miljonit eurot. Lisaks kasutuseta ehitiste lammutamiseks 5 miljonit eurot ja uuele laenumeetmele 22 miljonit eurot. Nende rahade eest rekonstrueeritakse eeldatavasti ligi 250 korterelamut ja 100 väikeelamut. Kui lisada siia käesoleva aasta taotlusvooru Euroopa Liidu struktuurifondide 28,5 miljonit eurot, samuti korterelamute restaureerimiseks, siis saavad lähiaastatel kokku toetust umbes 350 korterelamut ehk 1/3 viimase 10 aasta rekonstrueerimismahust. Abiks kaugematele piirkondadele, kus kommertspangad laenu ei anna, kujundasime esmakordselt Eestis riikliku rekonstrueerimislaenu meetme mahus 22 miljonit eurot. Ja rõõm on, et selle laenu taotlemine on juba esimestel kuudel olnud väga aktiivne. Need kõik on väga suured summad. Selles eduloos on suur osa korteriühistutel, kes olid põhjalikult valmistunud nende tööde tellimiseks. Suur tänu teile! Kui rääkida pikemast plaanist ehituse ja eluaseme poliitikas, siis juulis kiitis valitsus heaks hoonete pikaajalise rekonstrueerimise strateegia. Kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel on sellise arengudokumendi koostamise kohustus. Oleme ühiselt kokku leppinud kasvuhoonegaaside emissioone oluliselt vähendada. Värske Euroopa rohelise kokkuleppe fookuses on kõigi majandussektorite energiamahukuse ja süsinikujälje vähendamine. Rohelepe näeb sellel eesmärgil väga olulise meetmena hoonete rekonstrueerimist. 1/3 kõigist rekonstrueerimist vajavatest hoonetest moodustavad aga korterelamud. Seetõttu oleme erilist tähelepanu pööranud korterelamutele. Esialgsed kokkulepped korterelamute rekonstrueerimise toetuse välisrahale on tehtud suurusjärgus 360 miljonit eurot. Ka käimasoleval struktuurivahendite perioodil on Eesti korteriühistud andnud suure panuse vahendite kasutamisele. See annab ka Euroopas otsustajatele kindlust, et rahastuse suurendamine annab loodetud tulemuse. Rekonstrueerimise strateegia lähtekoht on kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel kogu hoonefondi rekonstrueerimise järgmise 30 aasta jooksul. Kui me analüüsime vajalik rekonstrueerimismahte aastas ja selleks vajalikku raha, siis korterelamute osas on pilt juba üsna hea. Meil on
tänu ministeeriumi ja KredExi heale koostööle toimivad finantsmeetmed ja kvaliteetsed ja tõhusad tehnilised lahendused. Eesti näitab sellega kogu Euroopa Liidule eeskuju. Meid tunnustatakse selle eest. Kõigi hoonete rekonstrueerimiseks peavad rekonstrueerimismahud paarikümne aasta jooksul viiekordistuma. Korterelamute puhul piisab ka vaid paarikordsest tõusust. Kuigi suurte stabiilsete mahtude juures on ka suurtel ehitusfirmadel huvi rekonstrueerimisturule asuda, siis ei tohiks rekonstrueerimisega sektorit ka üle paisutada. Me peame leidma lahendusi sama või veelgi kvaliteetsema töö tegemiseks vähemate inimestega. See eeldab täiendavate teadus- ja arendustegevuste elluviimist ning innovatsiooni. Riik saab anda sellele tõuke ja me teeme seda. Kõik suuremad elurajoonid on Eestis tegelikult paljudes teistes Euroopa riikides valminud nõukogudeaegsete tüüpprojektidena. Tehases toodetud standardsete majade rekonstrueerimine on mõistlik korraldada tehases toodetud elementidega. Kaasaegsed tööstuslikud lahendused võimaldavad suuri korterelamuid rekonstrueerida nädalatega ning nende välimus ja funktsionaalsus ei jää uutele hoonetele alla. Sellise arengu stimuleerimiseks on käivitamisel pilootprojekt umbes 20 korterelamu rekonstrueerimiseks innovatiivselt ja tõhusalt. Hoonetele paigaldatakse tehases toodetud soojustuselemendid koos akende ja ventilatsioonitorudega. Mustamäel Akadeemia D5A on üks selline tulemus näha. Rekonstrueerimistegevuse viimine tehasesse võimaldab hoonete rekonstrueerimise mahtusid oluliselt kasvatada selliselt, et uut tööjõudu polekski nii palju juurde vaja. Me teame, et suudame seda koostöös teiega teha ja näidata kogu maailmale eeskuju. Pikemate strateegiliste eesmärkide täitmiseks võiks teha asju koos. Lepime ehitussektori, kohalike omavalitsuste ja riigi tasemel kokku vajalikud sammud selleks, et meie elukeskkond oleks parem koht ja ehitusvaldkond toimiks tõhusalt. Majanduse stabiilsuse huvides peaks riik headel aegadel investeeringuid vähendama, kuid kriisi ajal neid hoopis tõstma. Niinimetatud kontratsükliline investeerimispoliitika. Täiendavad ehitusinvesteeringud lepiti kokku ka 2021. aasta riigieelarves. Näiteks suunatakse investeeringuid teedesse, haiglatesse, spordirajatistesse ja riigieelarves kajastuvad ka käesoleva aasta korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoorude väljamaksed. Praegu ongi keeruline aeg, kus riigi kohus investeeringuid suurendada. Ehituse pikk vaade käsitleb näiteks ka kohalike omavalitsuse võimekuse kasvatamist, ringmajanduse edendamist ehitusvaldkonnas ja elamumajanduse investeeringutesse erasektori kaasamist. Ka hoonete rekonstrueerimise pikaajalises strateegias on ära nimetatud uued teenused, mille abil tuua rohkem raha elamuvaldkonda. Näiteks võiksid meie hoonete rekonstrueerimisse panustada Euroopa arengupangad, pensionifondid ja investeerimisfondid. Selline huvi on turul olemas ja me töötame selle nimel, et vastav fond või muu sarnane mehhanism käivituks. Ehituse pika vaatega koostatakse tervikpilt kogu meie ehitatud keskkonna arenguvajadustest ja vajalikest sammudest. Nii ehituspoliitika
kui ka elamupoliitika saavad praegusel ajal palju tähelepanu. Olgu selleks korterelamute rekonstrueerimine, kontratsükliline investeerimine või ehitusettevõtete tootlikkuse tõus. Ja me ei ole oma mõtetega üksi. Üha rohkem teeme koostööd oma naabritega. Sageli oleme just meie suunanäitajad. Ja korteris oma kindlas kodus peavad inimesed, naabrid hästi läbi saama. Oleme paindlikud, säästlikud, turvalised. Meile kõigile hea koostöö jätku. Aitäh!